Ahoi, armsad vaatajad! Kätte on jõudnud aeg, kus on vaja rääkida siis, mismoodi kulges minul selle aasta hooaja esimene avastart. Hooaja esimese avastardi tegin ma Lanzarote saarel, kus oli siis võistluskavas poolpikk Ironman. Poolpikk Ironman on 1,9 kilomeetrit ujumist, 90 kilomeetrit ratast ja 21,1 kilomeetrit jooksu. Ja võistlustele ma tulin selles mõttes ikkagi kõrgete ootustega. 2 korralikku treeninglaagrit siin Hispaanias. Nädalatest rääkida, siis meil praegu on 20. märts ja sellest 2023 aastast ma olen siis ainult põhimõtteliselt 3 nädalat Eestis olnud ja ülejäänud aja olen Hispaanias olnud. Et siinkohal ma tahakski tänada oma toetajaid, kes on mulle selle võimaluse andnud, et ma olen saanud kvaliteetset trenni teha sellel hooajal päris ohtralt ja sellest oli ka tingitud see, et mul on hea enesetunne ja ma olin väga hästi trenni teinud ja lähme võistluse juurde. Et võistlustele saabusin siis, võistlus oli laupäeval, ma saabusin esmaspäeva õhtul kohale, et aklimatiseeruda siin saare peal ja saada aru, mis tähendab üldse Lanzarote saarel võistlemine. Paljud teavad, et siin saarel on väga tugev tuul. Iga päev, sul ei ole ühtegi sellist tuulevaba päeva. Ja alati ta puhub ühest samast suunast, põhimõtteliselt põhja suunast. Et esimene emotsioon siin rattatrennis oli ikka päris mitte vapustav, vaid tõi ikka korralikult maapinnale, et millega siin saarel tuleb võidelda. Et üks asi on jah, enda vaimuga võidelda ja füüsisega, aga kolmas asi on ikkagi see tuulefaktor, mis väga palju mõjutab sinu võistlust. Kui me alustame stardist, siis ujumine läks väga hästi, et ujusin 24 minuti 11 sekundiga minu teada. Tulin veest välja 16. Start oli meil, seal oli siuke kallak, kus muidu paate sisse lastakse, et seal oli kallaku pealt veepiirilt lasti meid vette. Aga kuna see betoon oli siuke, kuidas nüüd öelda, vetikaid täis ja siuke libe, siis seal oli enne starti raskusi hoida ennast stabiilsena, et seal lained ka tulid jalgade juurde. Pidi pingsalt seal ennast püsti hoidma, ei tahtnud ju kellelegi otsa kukkuda. Aga stardist jah, minnes ära, sain ilusti vabasse vette ja ujusin niimoodi, et minu kõrval siis olid mingid konkurendid. Et ma nägin neid, et ma ei pidanud väga palju otse ette vaatama, kus see poid on, et ma sain nende järgi ujuda. Ja ma nägin, et ma ujusin kiiremini kui need, kes minu vasakul olid, kes olid pundis või kobaras koos. Et ma sain enda ujumist teha ja kõik laabus nii nagu pidi. Ja me planeerisime ka 24 minutiga ujuda ja see tuli välja. Et selles mõttes see oli väga hea algus päevale. Siis läksime ratta peale ja ratta peal oli esimene tõus ülesse kohe, pluss vastutuul. Võimsust, mida me pidime vaatama, oli see, et 320 vatti oleks keskmine, aga eks tõusu peal ikka seal 350 ja 370 juurde, et isegi kohati seal viskas lõpus 400 pluss vatti. Siis oli esimene tõus ära, mäest alla ja juba seal läksid kiirused ikka ulmeliseks, et ega mina ei julgenud possas mäest alla tulla, sest ta läks nii kiireks laskumine. Et selle esimesel laskumisel vist ma nägin äkki oli mingi 81. Muidu ma sellel võistlusajal see maksimumkiiruseks 90,9 kilomeetrit tunnis. Et kui te autoga sõidate, siis saate aru, et mis kiirusega ma ühest laskumisest alla tulin. Seal 50 ja 60 kilomeeter, kus oli kõige vastikum tõus ja kõige suurem vastutuul, siis seal läks raskeks, et seal ma jäin üksi ka. Ja pidin võistlema siis iseendaga põhimõtteliselt. Aga oi, kui magus oli see, kui tegid tagasi pöörde ära ja said linna hakata tagasi sõitma teise vahetusala poole. Alla tuult, mäest alla, maailma parim kombo, mis saab rattasõidul olla. Olidki seal, hoidsid possas ennast ja sõidadki seal 55-60 kilomeetrit tunnis linna tagasi, et selles mõttes see andis sellise hea värskuse ja hea enesetunde tagasi jooksmisega. Ja teine vahetusala läks kiiresti, võtsin sealt kotist oma asjad, tossud jalga ja padava jooksma, et alguses ma panin kella ka muidugi käima, aga miski pärast viskas GPS errori ja ta näitas, et ma jooksin 1 kilomeetri, jooksin 51 sekundiga, et selles mõttes ega seal kellast enam midagi kasu ei olnud, et kui juba niimoodi erroreid viskab, et ega seal väga midagi rohkem ei hakanud vaatama. Esimesed 10 kilomeetrit olid väga okei, et minu arust see 10 kilomeetri vaheaeg oli seal 38 minutit, et
mõtlesin, et kui niimoodi teise poole ka suudab ära hoida, siis on päris okei poolmaratoni aeg, aga seal probleemid hakkasid mul tekkima 14.–15. kilomeetril. Kui te kuulete mingisugust heli, siis siin on lennujaam siinsamas. 15–16 kilomeeter hakkasid probleemid tekkima, kõhukrambid ja vedeliku puudus, et suure tõenäosusega ma ei tarbinud rattadistantsil piisavalt vedelikku. Sellest tingitud ka need probleemid, et ega kui seal jooksu lõpus sul see defitsiit tekib, et ega sa seda tagasi kuskilt ei tarbina. Üks aeglasemad poolmaratoni, mida ma jooksnud olen, lõpuaeg oli 4 tundi, 18 minutit, 9 sekundit, et selles mõttes tegelikult rada oli kiire, et aga lihtsalt täna oli see kord, kus mees ja tema organism ei pidanud vastu piisavalt. Ja eks ma olen ise ka süüdi, et ma ei tarbinud piisavalt vedelikku ratta peal, et eks seal oli ratta peal pidi kogu aeg selles mõttes ikkagi positsioonis sõitma, et kui sa sealt nagu välja läksid, siis sa hakkasid jälle sekundeid kaotama või punt sõiti seest ära, et järelikult ma ei joonud piisavalt või ei leidnud sellist aega, kus juua, et selles mõttes ikkagi ma pean endale tuhka pähe rapuntama. Hooaja avastart on tehtud, et mingi märk on maas ja saab nagu edasi liikuda. Et selline see võistlus oli, mina lähen selles mõttes ikkagi rahulolevana koju, et midagi nagu suurt kriipi ma ei jää, et pigem olid need õppetunnid, mida ma siit kaasa võtan ja pean kindlasti üles kirjutama, et kui ma tahan mingi aasta siia uuesti võistlema tulla, et siis ma tean, võtan selle kokkuvõtte ette, loen läbi, siis ma tean, ahah, nii oli. Ja kui siia saarele, ma arvan, et järgmine aasta näiteks võistlema tulla, siis kindlasti peaks mingisuguse laagri siin ette tegema, et selle tuulega veel rohkem sõbraks saada. Ja lõpetuseks veel, mul on siin paar põnevat uudist on tulemas, et selles mõttes, kui sa mind veel sotsiaalmeedias ei jälgi, Instagramis KV Vabaorg või Facebookis Kevin Vabaorg, et mul on paar ägedat uudist tulemas ja hoidki silma peal. Ja kui sulle see video meeldis, siis jäta like, võid ka kommenteerida, mida ma ei tea, näiteks teinekord paremini sellistel kokkuvõtetel teha ja pane seda subscribe'i nuppu, sest siis sa saad teada, millal Kevin uue video on üles pannud. Saadan teile Eestisse päikest ja olge tublid, olge rõõmsad ja olge vahvad. Tšau!